Tere tulemast Tudeng TV uudistesse. Olenemata külmast ja vihmasest novembrist oleme jälle teie ees. Mina olen Mari-Liis. Tere ka minu poolt, mina olen Rasmus. Nagu näha võita, siis vuntsikasvatamiskuu on täies hoos ning hoogne saab olema ka meie tänane saade. Taukari uue muusikavideo salvestus. Võitleme sügisväsimusega ning küsime psühholoogilt head nõu. Proovime valmistada maitsvat sushit. Saame soojad filmisoovitused PÖFFile minekuks. Uurime, miks on noored nõus tööd tegema ka ilma rahata. Meie reporter Kertu on just jõudnud kohvikusse Mustpuudel, kus kohe algab muusikavideo salvestus Karl-Erik Taukari laulule Kell 6. Meie oleme nüüd jõudnud siis siia Musta Puudlisse, kus täna toimub Karl-Erik Taukari uue video salvestus. See video on tal esimene, nii et vaatame, mis tunded teda valdavad enne esimest muusikavideo salvestust. Tere, Taukar! Tervist! Mis tunded? Üldiselt selline üsna ärev tunne on esiteks, kuna ma ei ole nii palju valgust kunagi Mustas Puudlis näinud ja selline hea tunne tegelikult. Ma olen hästi väsinud me eile salvestasime peaaegu hommikuni oma albumi viimase loo Viiuleid ja täna me paneme selle videoshoodiga mõnusa punkti ja siis meil on kogu selle albumi ja selle singliga seonduv lindis ja kaadris. See on väga lahe. Aga kuidas sul üldse tuli selline mõte, et nüüd on veel viimased kiired tegemised albumi väljaandmisega ja et nüüd võiks siis video ka teha just nädal aega enne plaadistust? No tegelikult eks see mõte oli juba varem, aga see viimane finiš enne selle teostuseni jõudmist on olnud tõesti väga kiire ja kõik inimesed, kes on enda õla alla pannud, on olnud väga lahked ja viitsinud tegelikult enda vabast ajast ja isegi uneajast tegelikult teha nii palju tööd ja see on väga sümpaatne ja väga liigutav. Aga lähme siis vaatame, mis seal stuudios toimuma hakkab. Lähme vaatame. Nii, see on siis võtteplats, mis on küll jah üpris kitsas siin Mustas Puudlis, on alati väga intiimne olnud. Aga räägi siis, Taukar, et mis siin hakkab toimuma nüüd järgneva? No siin tegelikult on ma ütleks, et ma ei oleks olnud oodata, et siin nii kõrge lava on. Siin on meil 2 pukki, meil tuleb siia 4 pillimeest, aga see ruum on täiesti teistsugune, nagu ma ette kujutasin, aga see on väga lahe. Ma ei tea, Indrek võib-olla oskab paremini öelda, mis siin tehniliselt juhtuma hakkab. Nii, aga räägime siis, ma saan aru, et režissööriga, eks ju, kes on siis Indrek Arula. Tere! Kas sina oskad meile öelda, mis hakkab siin toimuma täpsemalt? Ma arvan, et me laseme siin kosmosesüstika lõpuks õhku, jah. Ja see kosmosesüstik on Karl-Erik Taukar. Ei, see oli nali. Ehk siis, jah, ei, mis siin ikka, et story on üks niimoodi, et kujuneb nii, et üks tüdruk tuleb kodust. Algab sellega, et ta kuulab oma telefonist lugusi ja järsku see lugu hakkab mängima ja tal hakkab see meeldima ja ta tuleb tänavale ja tänaval näeb, et see sama ansambel ja see sama lugu mängib selles kohvikus ja ta otsustab siia sisse tulla. Ja ta on nii julge, ta tuleb siia üksinda tantsima ja rahvas lõpuks ühineb temaga. Ja ta on nagu päike, vaata. Eks see lugu on nii ilus lugu, vaata, nii päikseline lugu, et ma proovin harmooniliselt pilti luua sellele loole. Aga väga ilusti räägib. Kuidas ta lõpeb selles mõttes? Eks see oli siis näha. Ja Taukar, sina siis lihtsalt istud laval ja võlud teisi? Seda peab nende teiste käest küsima esimese hooga, aga eks ma siin vaikselt laulan oma viisijuppi ja vaatame, kuidas toimib. Nagu Timo Vänt ütleb, peas, et toimib. Väga lahe. Ja nüüd siis tagasi stuudiosse meie siit lõpetame. Aitäh! Aitäh Kertule! Eks siis 13. novembril näeme, kuidas see kõik välja tuli. Nüüd aga pisut tumedamatel teemadel. Meie reporter Mari-Liis käis uurimas inimestelt, kuidas nad pimedal ajal ennast tunnevad ja kas nad on puutunud kokku ka sellise asjaga nagu sügisväsimus. Ma ei tea, kuidas teie ennast tunnete, aga minu meelest on saabunud küll see aeg aastas, kus energiat kipub väheseks jääma ja pidev väsimus võtab võimust. Mis meiega siis toimub?
lähen uurin kohe teistelt, kuidas nemad ennast sellel pimedal ja vihmasel ajal tunnevad. Ütleme nii, et kui läheb väljas pimedaks iga sügis ja talv, siis mul tuleb kohe siuke sügiskast tuleb peale. Et mulle meeldib rohkem, kui ikka nagu soe ja päike ja asjad, et praegu näiteks ma alles ärkasin 5:30 õhtul ülesse. Kusjuures just see aasta ma olen tähele pannud, et asi on täiega selle pimedusega hullemaks läinud, et üldse energiat ei ole enam, et kui sa lähed vihmase pimeda ilmaga kooli ja tuled sealt ka vihmase pimeda ilmaga, et siis minu arust annab täiega tunda. Well, I think I'm quite used to it, so it's autumn time, so it has to be dark and raining all the time. Kas sügisväsimust kui sellist eksisteerib või saame me liigitada selle alla, et on energialangus, motivatsioonilangus nii-öelda pimedal ajal? No kui niimoodi juba annab küsida, et kas on sügisväsimust, siis ilmselt ikkagi paljud inimesed võivad tunda seda, et on sügisel suurem väsimus. Et igal juhul on olemas selline asi nagu sesoonne depressioon, mis on tõesti seotud aastaaegadega, selline meeleolulangus mõnedel inimestel. Millised on need sümptomid nii-öelda siis sügisväsimuse puhul, mida me märkame, mis meis muutub või? No see on natuke nagu sarnane nagu paljud teised olendid, kes jäävad talveunne. Et kuidagi tahaks süüa rohkem, võib-olla tuleb kaalutõus, aga et selline üldine nagu selline loid olemine või selline kurnatud olemine ja võib-olla, et ei taha midagi eriti teha või ei jaksa või ei viitsi või nagu on raske ennast käima lükata, et sellised asjad ja koos siis nagu meeleolu langusega. Aga kas on ka mingid nippe, kuidas selle vastu võidelda? Ei tea, ise aktiivne olla, teha palju, siis ei väsi ära. Üritan magada nii kaua kui saan ja siis lihtsalt oodata kevadet. Kas siis depressioonist või ka kui ei ole päris depressioon, on lihtsalt sügisel väsimus, et võiks aidata see, kui ikkagi olla nii palju, kui valget aega on, valgel ajal ikkagi väljas mingit aega õues, kas või 20 minutit päevas, siis regulaarne sport. See on muidugi paljude asjade puhul kasuks, aga tõesti ka sellise kerge depressiooni või sellist tüüpi väsimuse puhul võib kindlasti olla see abiks. Ja muidugi sõpradega koos olemine või lähedastega koos olemine, et meeleolu langust süvendab see, kui inimene jääb väga üksildaseks ja üksi. Et kindlasti abi tasuks otsida, et siis kas pöörduda psühholoogi poole, psühhiaatri poole või kirjutada meie portaali peaasi.ee või lahendus.netist saab abi ja sa ei ole üksi, foorum on ka olemas, et sellised kohad, kust kindlasti tasuks uurida ja otsida lahendusi, sest need lahendused on olemas ja tasub proovida, et mis ainult sobib inimesele. Võtke head nõu arvesse, jääge positiivseteks ja elame koos selle pimeda aja üle. Ma olen siin nüüd sushimeister Maria Liljega. Tere! Tere! Kaua sa oled juba sushit teinud? No ma arvan, et kuskil 5-6 aastat kindlasti, aga kodusel tasandil ilmselt juba 10. Mis viis sind siis sushini või miks sa armastad seda? No ütleme nii, et ma olen üldse siuke Jaapani huviline ja Jaapani toidu suur fänn. Ja kuna ma ka Tallinna Ülikooli lõpetasin Aasia kultuuriloo erialal, siis ütleme nii, et see on loomulik jätk, see sushi ja Jaapani toit. Aga mis me siis täna teeme siin? Me teeme siis erinevaid sushisid, et siin toorainetest näiteks värske toores lõhe. Siis meil on siin näiteks lumekrabi, siis on tofu, mis on sojajuust ja see on magus, selline kergelt marineeritud. Ja siin on krevette, siis on vetikas, Wakameku omanimeline, mis on viimasel ajal väga populaarne eestlaste seas. Siis on siin valge redis, mis on samuti marineeritud ja siin on Jaapani kõrvits, kampio, mis on ka marineeritud. Ja siis sushi peale saab panna siis seda lendkalamarja või siis näiteks seesamiseemnete segu,
et oleks natuke huvitavam, et muidu tavaliselt pannakse alati tavalisi röstitud seemneid, aga näiteks võib panna mustasid seemneid hulka. Okei. Aga kui me nüüd hakkame siin seda sushit tegema, siis mis on tegelikult selle sushi tegemise võti, et sa saaksid hea sushi teha? Kindlasti on see riis, et seda on päris raske teha kodus ja ütleme nii, et kõige lihtsam on ikkagi teha sellise aurutiga. Kas sellist asja on raske leida? Ei, see tegelikult on juba igal pool müügil ja see ei piira inimesi, et siia saab panna, ei ole ainult riisile, et saab panna tatart või juurvilju või et see nagu töötab teiste toorainetega ka. Et jah, see on hästi lihtne, et paned sisse vett ja põhimõtteliselt ongi valmis, et kaua siis see umbes aega läheb? Kuna selle riisi valmistamine ei ole lihtsalt niimoodi, et paned masinasse keema, vaid enne peab natuke pesema ja laskma seista ja nii edasi, et siis kokku vast kuskil 1,5 tundi on see protsess. Ehk siis sa pead ikka päris aega varuma, kui sa tahad ükskord hakata sushit tegema? Ja kannatlikkust ja tähelepanelikkust samuti, et kogu aeg peab jälgima riisi, et ei läheks liiga pehmeks või ei jääks liiga kõvaks ja nii edasi. Aga hakkame siis tegema midagi. Millest me alustame? Ma näitan kõigepealt näiteks, kuidas kala teha. Et kindlasti olete söönud neid lõhenigirisid, mis on siis, kus see riisipall on all ja siis lõhe on peal. Et selleks, seda saab ka kodus teha väga-väga lihtsalt, aga lihtsalt peab teadma, et kus poolt nagu see lõikamine käib. Et siis ma mõtlesin, et ma näitan, et see on kalanuga, aga tegelikult saab ka muude nugadega teha. Et tuleb arvestada seda mustrijoont. Ehk siis fileel on alati kas siis ühte või teistpidi. Et sedapidi, siit ei saa, et tuleb kindlasti lõigata ristikiudu, ehk siis keerame sedapidi. Ja siis lõhenigiri suurus peaks olema kuskil nagu see tikutoos, aga natuke pikem. Ehk siis ma vaatan selle nurga, et kui pikk see on, umbes nii. Siis lõikan siit nii. Selle me saame panna pärast rulli sisse, aga selline see jääb. Ja siit niimoodi järjest hakkad lõikama ja tulevadki nigiritükid. Kui kaua sul läks aega, et saada see sushi tegemine käppa alla või kaua sa õppisid siis nii-öelda sushi meistriks? No ütleme nii, et kuskil pool aastat siis oled juba nagu arvestatav, et tempo ja oskuste ja sellise aja planeerimise osas. Et ega see ei ole väga lihtne töö tegelikult, et on seismine ja sundasend ja selline. Ja. Aga kas on siis väga popp see sushi noorte seas sinu arust? Ja väga popp on, et isegi näiteks laste seas viimasel ajal. Väikeste laste seas? Ja. Kas nad siis söövad ka täitsa seda kalama või on ikkagi lastele mingi eraldi asi? Süüakse täiesti toorest kala ja muidugi on enamik söövad selliseid lihtsamaid kurgiga ja turvalisemaid, aga... Kas ma saan sind kuidagi aidata? Ma mõtlen, et ma tahaks ka käed külge panna ja midagi teha. Olen kindlad, on ju? Ja siis järgmiseks on kindlasti vaja kodustes tingimustes hea nipp on siis need vinüülkindad ja siis kasta toiduõli sisse lihtsalt üks näpp. Ja siis sa teed niimoodi ajad laiali selle. Ja kohe. Loodan, et õnnestub. On need kindad kätte saada. Nii, nüüd võtan siit lihtsalt. Ja kastad ühe näpu ja siis veel üks nipp koduseks on kindlasti see kiletatud matt, et siis ei ole mingisugust mökerdamist, et ei jää kuhugi vahele mingid riisiterad. Kas neid asju, neid sushi tegemise asju ma saan lihtsalt poest, et ei pea mingit spetsiaalsesse kohta minema? Ja, kõik on nagu suurtamates kauplustes saada. Nii, siin on siis norileht ja selleks põhimõtteliselt, kui nüüd katta see üleni riisiga ära, siis see on natukene liiga suur. Et ma soovitan natukene vähemaks võtta, et näiteks murda ots maha sellel. Et proovi äkki siit näiteks murda maha see. Niimoodi. Ta peaks väga ilusti ära tulema. Nii. Siis ma annan sulle siit riisi. See on juba valmis tehtud, et siin on sisse sägatud see spetsiaalne sushi riisijäädikas. Nii. Ja hakka siis seda siia peale panema. Täiesti siia peale? Ja lihtsalt niimoodi laiali. Et ülevalt võid natuke jätta tühjaks, paar sentimeetrit, aga katame selle niimoodi ära, et alt ja ülevalt ja igalt poolt on veidi võrdselt. Aga meie jääme siia Mariaga nüüd Rasmusele sushit tegema, aga seoses 14. novembril algava PÖFFiga on meil stuudios külaline. Lähme vaatame seda.
Nagu Mari-Liis ütles, siis PÖFF on peagi ukse taga ja sellega seoses on meil täna stuudios külas PÖFFi administratiivjuht Mikk Randström. Tere, Mikk! Tere! Võib-olla räägiks alustuseks sellest, et mida tänavune PÖFF vaatajale pakub või millega te külastajaid üllatada plaanite? No, ma loodan, et me üllatame ikka selle samaga, millega me üllatame iga aasta ehk väga hea programmiga. Et filmiaasta on olnud sel aastal ja nagu ka eelmine ja üle-eelmine aasta väga rikkalik, ja tänu sellele, et õnnestub saada iga aasta üha rohkem filme nagu ette näha, siis see kindlasti tõstab programmi kvaliteeti. Et ma loodan, et 266 filmi ja 799 seanssi leiavad vaataja südames oma koha. Sa rääksid siin, neid filme ja seansse on sadu ja sadu, et kuidas see valimine üldse toimub, et ma ei usu, et on niimoodi, et on mingi kindel žürii, kes vaatab tuhandeid filme, ütleb, et see on nüüd piisavalt hea, et see läheb PÖFFile. Jah, et ega see on väga lihtne protsess iseenesest, et see festival saab läbi, siis jaanuaris hakkame kohe uut kokku panema ja meil on seal 5 inimest ja me aasta läbi vaatamegi läbi ja arutame nende filmide üle, aga keegi seda tööd nagu meie eest ära ei tee ja eks me oma seda publikut tunneme ise kõige paremini. Loomulikult väga suured filmid igal aastal, mis käivad ka teistel festivalidel, loomulikult me võtame neid, aga just see nii, kuidas võistlusprogrammi kokku panemine käib, meil on omad spetsiifilised programmid nagu vitamiiniprogramm ja spordiprogramm, et see on ikka puhtalt sellega, et õhtuti vaatame filme läbi ja hommikul kakleme nende üle. Aga kuidas üldse nüüd, kui on lootud päevad vaid PÖFFi alguse, kuidas sinu kui administratiivjuhi keskmine tööpäev välja näeb, et vaatadki päev läbi filme või kuidas? No, filmid on nüüd vaadatud, eks ju, kavad on koos, et ega tööpäev näeb selles mõttes päris jõhker välja, et ega kellaaega ei vaata ja töötund ei loe, et eks, et järgmine reede nüüd see kõik tööle läheks, siis on vaja ikkagi see nii-öelda kõik see korralduslik pool nagu tööle panna, see rong vaja, et piletimüük töötaks, et tehnikaosakond töötaks, kõik need DCP-d ja Blu-ray'd, et ja õnneks on see, et meil on üle 300 vabatahtlikku, et me ei pea seda kõike päris üksi nagu tegema, et muidu me läheks ikka päris hulluks, siis see küll niimoodi ei toimiks, et vabatahtlikele suur aitäh. Aga kuidas sa neid vabatahtlikke üldse leiate, et ise panete kuulutuse üle või nad ise võtavad ühendust või kuidas? Tegelikult on juba nii, et väga aktiivselt võtavad juba augustis ise ühendust, aga meie paneme seal septembris kuulutuse üles ja sellel aastal oli üle 500 tahtja ja 300 siis natukene peale neist nagu sai, et õnneks on see, et millegipärast inimesed tahavad tulla PÖFFile vabatahtlikuks ja selle üle on meil ainult väga hea meel. Loomulikult tasuta filme tahavad näha. Ja. Aga üldse, et ütleme nii, et PÖFF üritab ilmselt ikkagi kvaliteetfilme näidata, et mis sinu jaoks teeb ühest filmist hea filmi? No, ühest filmist hea filmi teeb hea lugu. Et hea lugu, hea näitlejatöö ja kõik see tervik kokku, et need on vast need põhilised märksõnad. Aga kui palju sa ise üldse nii-öelda peavoolu filme vaatad, et käid kinodes või vaatad kommertskanalitest filme, et minu jaoks on võib-olla iga päevaselt on seal Adam Sandlerid ja Claude Van Dammed ja no, ütlen ausalt, ega Kingsepa kingad on katki, et väga palju kinos ei käi. Et kui sa ikkagi päevas vaatad 4x4-5 filmi, siis sa päris seda kiireid ja vihaseid vaatama ei lähe. Loomulikult ma vaatan väga Kääbikut näiteks. Selle ma vaatan küll ära, aga rohkem filme ma see aasta ei vaata. Aga pigem harva. Ja väga paljud filmid tulevad nagu ise kätte ka meile, et saadetakse ka festivali ülevaatamiseks. Okay. Aga siin enne rääkisid, et on sadu filme, et võib-olla ühel inimesel on keeruline kõik läbi vaadata, et on sul ka endal mingid kindlad soovitused, mida kindlasti nüüd vaatama peaks? No, ma siin enne tegin väikse eeltöö, et väga hea film, ütleme see vitamiiniprogrammist, mis on nüüd meie 3. aasta, kui me seda teeme, hittprogramm. Seal on selline film nagu Mida me teeme pimeduses. Tegu on Uus-Meremaa filmiga, libadokumentaalfilmiga libahuntidest ja vampiiridest, et siin ma garanteerin küll, et kõik inimesed, kes kinno tulevad seda vaatama, siis 1,5 tundi puhast naeru ja rõõmu on garanteeritud. Et selle filmiga on veel see lugu, et seda me ajasime taga 7 kuud ja meile öeldi veel isegi 2 nädalat tagasi, et ei poisid, teie seda filmi küll ei saa, et see on teie jaoks liiga hea. Eesti on nii väike, et seda filmi näidata. Aga õnnestus. Meil on ka alati dokiprogramm. Dokiprogramm on samuti väga menukas, et seal on nii spordidokumentaalfilme, muusikadokumentaalfilme, kui ka siis ühiskonna kriitilisi ja teemalisi dokumentaalfilme, aga ma tooksin sealt välja sellise põneva dokumentaalfilmi nagu 20 000 päeva maal. Tegu on siis Nick Cave'i portreelooga, väga intiimne lugu, väga ilus lugu ja seda on
terve see aasta, kus ta käinud on, teda on tituleeritud selle aasta parimaks dokumentaalfilmiks. Ja noh, ma garanteerin, et muusikafännid ja kõik, kes natukenegi on kuulnud või teavad midagi Nick Cave'ist, tasub seda vaatama tulla. Kõik ei ole ainult meelahutus ja lihtsad teemad, et natuke raskem on inglise film Tähed õlgedel. See on film isast ja pojast, kes siis, kelle elu on lahku läinud või eluteed on lahku läinud ja kes saavad kokku karmis Briti vanglas. Ja see on filmide inimestele, kes teevad Buffist või on Buffil käinud vaatamas näiteks Loomapuuri või Loomade kuningriiki, on siis üle-eelmine aasta need filmid olnud, et siis see on Maiuspala vangladaraamade harrastajatele. See on karm film. Ja mis siis veel on, no väga raske 266 filmi, palud mul nüüd, ma võiksin neid jäädagi siin rääkima. Et noh, võib-olla need on need filmid, mis ma praegu siin esimese hooga esile tooks. Et loomulikult võistlusprogramm, et kui meil vanasti oli võistlusprogramm Euraasia ka piiratud, siis tänavu, kui PÖF on saanud endale uue stuudi ja uue kategooria, siis meil on rahvusvaheline või ülemaailmne võistlusprogramm, et seal annab pärle ka kõigile, aga noh, võistlusprogrammi film ei tohi väga esile tuua. Okei. Nagu nägite, siis on mida vaadata, aga aitäh, miks saatest tulemast. Ja nagu nägid, siis PÖFil mängivad väga olulist rolli ka vabatahtlikud ja selliseid tegusaid noori, kes osalevad põnevate ürituste korraldamisel ja saavad seal kogemuste võrra, just kogemuste võrra rikkamaks, on Eestis väga palju. Sellega seoses käis meie reporter Eget Velleste külas TEDx Youthi korraldamistiimil. Kogemuste ahne TEDx korraldajad on viimased paar kuud mässanud 15. novembril aset leidva TEDx Youth Day korraldamisega. TEDx Youth Day on ürituste sari, mis on loodud selleks, et inspireerida noori inimesi. Ja ma olengi siin Moona-Liisaga, kes on selle ürituse vabatahtlik korraldaja, ehk siis ta teeb kõike enda vabast tahtest. Räägi meile, mis asi see TEDx üritus siis on? Et TEDx on siuke tore üritus, tegelikult üks päev täis huvitavaid kõnesid ja erinevaid tegevusi, kus inimesed saavad tulla kuulama meie esinejaid, kes siis räägivad erinevatel teemadel oma mõtetest või siis sellest, mis neid siin elus huvitab, mis neid sütitab, mis neid inspireerib ja nad üritavad oma kõnega ka teisi inspireerida. Mida saab üks vabatahtlik peale tasuta sissepääsu? No ma arvan, et mul on juba kogemus inimestega suhtlemisel. Ma saan palju uusi tutvusi, sest me kutsume ka välismaalt külalisi Eestisse, ehk siis ka rahvusvahelisi tutvusi, et see on kõik tulevikus väga kasulik. Kuidas integreerida vabatahtlik töö enda tulevikuplaanidesse? Kuuldes neid erinevaid kõnesid ja aidates neid ette valmistades, ma võib-olla teangi, et näiteks mulle sobib inimestega suhtlemine ja nende nii-öelda ette valmistamine, et see võib olla ka osa minu tulevikutööst. Millist abi pakuvad keskkooliõpilased TEDx üritusel osalejale? Jalgratast leiutama ei pea. TED annab teatud juhised, kuidas kõnepidajaid aidata. Sellegi poolest saavad usinad vabatahtlikud ka enda loovuse proovile panna ning saavad tükikese vastutust ka enda õlgadele. Kui me võtame esinejaga ühendust, siis me lepime kokkusaamise aja ja räägime läbi, et mis ta arvab, et millest ta võiks rääkida ja siis anname omapoolseid soovitusi ja juhiseid ja pidevalt toetamata kõne valmistamise protsessis. Kuidas Moona-Liisa suur töö ja vaev ära tasub, on võimalik näha Rocca al Mare koolis 15. novembril. Vabatahtlik töö on suurepärane viis saada kogemusi erinevates valdkondades ning ka eelise tööturul. CV ju ei ütle, kas hea töö eest ka palka maksti. Nüüd oleme tagasi siin sushi tegemise juures, et räägi, Mari-Liis, mis sa mulle siin vahepeal teinud oled? No ma päris täpselt ei tea, mis ma sulle teinud olen. Ma siin keerasin igast asju kokku, et võib-olla Maria oskab sulle täpsemalt öelda, mis ma sulle meisterdasin. No siin, kuna tooraineid oli palju ja sushi puhul ei ole tegelikult reegleid, mida sinna sisse panna, et siis valisid siit välja lumekrabi, redise, vetika ja loomulikult kreemijustu, mis on eestlaste seas väga populaarne. Sa ütlesid just, üks on vetikaga, et kui siin on vetika, see toores kala, et kas see kuidagi inimestel süda pahaks ei tee, on seal mingid ohud ka?
tegelikult ei ole, selles mõttes tarnijad on turvalised, kala on värske, ei ole midagi hullu, et kõik on hästi söödav ja ohutu. Okay. Kas sa lubad mul midagi proovida ka? Loomulikult. Kui sa julged. Kumba soovitad proovida? Toorest kala või lumekrabi, kas sa tahad? Äkki siis toorest kala? Kas ma pean seda pulkadega sööma? Jaa. Ja sojakaste on siin. Sa saad siia sisse kasta. Ma ei oska üldse pulkadega süüa. See on kui torkasid läbi. Kas see vist on vale asend, ma usun, Ei ole hullu. No, ja tegelikult sushit süüakse ühe ampsuga ka. Aga noh, mis seal ikka? Kuidas on emotsioonid, Rasmus? Kala maitsega. No väga hea. Siis... See mõttes on hästi, et ma olen vist elus 2 korda elus sushit söönud ja esimene oli päris okei kogemus, aga viimane kord oli kuidagi, et ei maitsenud. Ma ei teagi, mis seal täpselt sees oli. Äkki sa ostsid kaubanduskeskuse sushit? Ei olnud, mingi eraldi sushi baar oli. Aga see ongi vist, kui osta kaubanduskeskusest ja siis nagu sushi kohast on vist 2 täiesti erinevat asja ikkagi, eks ole? No see riis peaks ikkagi olema värske, et kui ta juba seisab seal letil, et see ei ole, see kindlasti ei ole sama hea, kui kuskilt päris restoranist osta. Kui me nüüd erinevustest räägime, siis kas Eesti sushi erineb väga palju Aasia riikide sushidest või on suur erinevus? Selles mõttes eriti siis nagu Jaapani sushist. Et seal näiteks need rullid nii populaarsed ei ole, et seal süüakse rohkem neid pallikesi, kus on kala peal, ehk siis nigiri sushit. Ja sellised toorained nagu avokaado, kreemjuust, majonees, need kõik ei kuulu traditsioonilise sushi juurde. Ja noh, eks ta on mugandatud siis lääne inimesele. Aga ma usun, sa nõustud, et Eesti on viimasel ajal teatav sushi buum, et neid sushi-baare tuleb nagu ma ei tea mida ja selliseid Instagram ja kõik on sushit täis. Mis sa arvad, mis selle kõige põhjus on? Ma arvan, et lihtsalt võib-olla ta on nagu palju päris kättesaadav ja saab mugavalt kaasa osta ja jahtu ära tee peal. Kindlasti on tervislikum kui võib-olla meie traditsiooniline toit siin. Et jah, ma arvan, et need ja pärast kindlasti ei ole sellist rasket tunnet ka kõhus, et kui oled sushit söönud, siis on alati palju kergem olla võrreldes näiteks sealiha ja kartuli söömisega. Aga sa ütlesid, et ta ei jahtu ära, aga kas on näiteks see oht ka, et ma ei tea, ostad sushit, kõik jääks ära süüa, paned ta külmkappi, et ta paari päeva pärast on või kaua ta umbes säilib? Ei säili. Noh, ma tean, et kõik tegelikult teevad nii, et säilitavad järgmise päevani, aga tegelikult on seal jah see, et riis muutub kõvaks ja ei ole nii maitsev enam. Okei. Mari-Liis võib-olla räägi seda ka, et kuidas sul see sushi tegemine üldse tundus, et oli kerge või? Kusjuures, ma ei teagi, ma olen alati vaadanud seda sushi tegemist päris siukse, et see tundub väga keeruline, aga kui ma nüüd aus olen, siis päris lõbus on siia laduda neid iga erinevaid asju ja ma ei tea ka, mis ma siia küll päris panen, aga see on lihtsalt lõbus ja see keeramisosa on vist kõige raskem, mul on siuke tunne. Me võime seda proovida, et peab jääma tihe, et see on ma ei tea, kas ma hakkan siin end kaameraid häbistama, et ma oskan, mu kokkamisoskused piirduvad võileiva tegemisega ja uunipitsa tegemisega. No mis teen sinu ees seda? Ma proovin ikkagi, kas mul on mingeid kindaid ka vaja? Jaa, kohe vaatame sulle, kas on sobivad. Proovi. Mis see asi nüüd siis oli, mis ma panin siia? See on kõrvits. Lähevad need sulle? Need on vist mingi naiste kindad. Ei ole vaatame. Tunne nagu läks lehma juurde. Läksid ikka väga hea. No anname sulle siis ka seda õli, et see on see nipp, et millega siis riisi terad ei jää sulle ühe näpu ja siis ajad laiali. Enda käes, jah. Nii. Nii. Kas sa oled rahul sellega, mis siia vahele pandi või tahad midagi? Ausõdes ma tunnen ära kurgi. Kurk mulle meeldib. Ma panin paprikat ka siia. No paneme siis midagi veel äkki sutsu. See on kõrvits, Jaapani kõrvits. See on nüüd siin vegerull, nagu ma näen. Ma mõtlesin, et oleks vaheldust. No teeme siis vegerulli, olgu. Kumba pidi nüüd? Nii. Üks asi, mis on oluline, on see, et oleks võrdselt asju siin vahel. Ehk siis, kui siit on kollane, siis paneme siia seda juurde. Nii, esiteks sa tõstad selle serva üle kogu tooraine hästi suure kaarega. Niimoodi hopsti siia ja nüüd tõmbad enda poole tagasi. Väga hea. Väga hea. Nii, nüüd sa tunned, et see on ilusti tihke ja teed selle serva natuke lahti. Hästi sutsu niimoodi, ainult mati serva. Nii. Nii.
siis sa vaatad näppudega üle, et ikka oleks tihke ja hakkad edasi rullima niimoodi, et matt jääbki siia üles. Niimoodi liigud, oot, siit tagant nagu lükkad seda. Ta liigub niimoodi. Niimoodi liigub, näed. Tunned? Vist küll, jah. Ja nüüd on põhimõtteliselt valmis. Okei. Hopsti. Kas ta valetpidi ei tulnud praegu? Tähendab, see on eestlaste kõige lemmikum, pahupidi sushi. Et tegelikult on see täpselt sama nagu see, lihtsalt teistpidi on ori on sees aga inimesed eelistavad seda. Okei. Aga nagu ma nägin, et vist väga kaua sushi tegemine aega ei võta või õppimine ei võta väga kaua aega. Ei võta. Kuidas sa tunned nüüd ennast, Rasmus? Võiksid teha kogu tiimile sushit? Noh, jah. Ütleme nii, et mingi rull tuli valmis, aga ma arvan ise sellega hakkama ei oleks saanud. Okei. Aga meie saade on nüüd läbi saanud. Me jääme siia sushit sööma ja jälgige meie tegevusi Facebookist ja Instagramist. Ilusat novembrit!